Selles videos ma siis õpetan, kuidas Excelis teha graafikuid. Meil on siin üks Exceli fail, kus on siis hunnik andmeid ühe kuu õhutemperatuuride, sademete ja lumikatte kohta. Ja ongi selline ülesanne, et me siis tahame neid andmeid graafikutena esitada. Nii ja kõige lihtsam graafiku tegemist alustada, siis kõigepealt, et märgistame need andmed, millest me tahame graafikut teha. Et siin siis praegu näiteks teeme keskmiste temperatuuride graafiku. Märgistame siin ära need andmed, mida me tahame graafikule panna. Ja siis on kaks võimalust, kas võtame siit insert ja siit alt chart. Või siis sageli on olemas ka selline chart wizardi nupp siin lausa. Kui me vajutame seda, siis me saame ka samasse kohta. Ja siin kõige esimene samm on siis see, et me saame graafiku tüüpi valida. Siin on näiteks sellised tulpgraafikud, joongraafikud, kaks kõige sagedamini kasutatavat tüüpi. Ja siin iga tüübi all siis on jälle sellised alamtüübid, mida me saame valida. Ja kui me tahame näha, mismoodi see graafik nagu eelvaates välja hakkaks nägema, siis siit vajutades next, siis me näeme juba tegelikult, milline see graafik tuleb. Näiteks kui meile need punktid ei meeldi, siis me saame back'iga minna tagasi ja võtta siit näiteks kõige lihtsama joongraafiku. Ja siis lähme next'iga edasi. Nii, ja siin on siis see koht, kus me saame eelvaadet näha. Ja siin on ka see koht, et kui me tahame sellele horisontaalteljele panna mingeid konkreetseid andmeid või kuupäevi, et siis saab siit võtta series. Ja siin all on siis niisugune lahter nagu category x-axis labels. Kui me siia sisse klikime, siis me saame minna ja märgistada ära siis need andmed, mida me tahame, et meil horisontaalteljele graafikus pärast tuleksid. Et võtame siin näiteks need kuupäevad ja siis me näeme, et siia horisontaalteljele ongi tekkinud siis need kuupäevad nende automaatselt laotud numbrite asemel. Siis kui me oleme selle ära teinud, siis vajutame next ja siin saame siis anda näiteks pealkirja graafikule. Ja siin saame horisontaalteljele pealkirja anda, antud juhul siis kuupäev. Ja siin saame püstteljele siis samuti anda nimetuse, antud juhul siis keskmine õhutemperatuur. Ja siit siis edasi vajutame veel kord, vajutame next või siis võime ka otse vajutada finish. Ja siis meil on see graafik esialgsel kujul olemas. Et siin on näha, et see jätab päris mitmes osas soovida. Eriti head alguses välja ei näe. Et siis vaatame, mis annaks teha selleks, et seda graafikut tunduvalt ilusamaks teha. Kõigepealt antud juhul ei ole sellel legendil mõtet, kuna meil on ainult üks joon. Selle võime üldse ära kustutada. Teeme natukene suuremaks seda graafikut parema kujuga. Siis me näeme sellist asja, et meil on see X-telg koos nende kuupäevadega asub sellises suvalises kohas, aga me tahaks, et ta asuks siin all. Siis me võtame ja märgistame selle telje ära, püsttelje siis. Ja siit alt siis parem klõpsuga saame format axis. Ja siin siis scale'i all me saame panna need asjad paika. Et siin on näiteks graafiku maksimum ja miinimum väärtused antud. Ütleme, et me tahame natukene neid laiendada, et siin -14 asemel paneme -15 ja siis, et teha ülemine ots sama ümmarguseks graafiku arvut, siis paneme siia 5 näiteks. Ja siis meil ei ole vaja enam, siin on siis see nende märgistatud või nende horisontaaljoonte vahekaugused on praegu 2 ühikut. Nii tihedalt meil ei ole vaja, aga ütleme, et meil on 5 ühikut. Paneme siis 5 ühikut. Ja siin kõige all siis category x-axis crosses at. See on siis see koht, kus me saame muuta just nimelt seda, et millisele teljele tulevad, millisele horisontaaljoonele tulevad need kuupäevad siis, mida me tahame, kui me tahame neid kõige alla,
siis antud juhul me panime -15, panime miinimumväärtuseks, et kõige alumine joon tuleb siin -15, et siis me panemegi selle crossis at paneme täpselt samuti -15 peale. ja nüüd, kui me vajutame OK, siis me näeme, et meil ongi ilusti +5 kuni -15 läks skaala, nagu me tahtsime, ja siis iga 5 kraadi tagant on need horisontaaljooned ja kõige alumise joone juures on siis need X-telje kuupäevad. nii, ja need on siin imelikult viltu, ma tahaks neid otse panna, siis teeme topeltklõpsu X-telje peal ja kõige paremal pool on selline võimalus, et me saame siin seda teksti suunatust saame niimoodi väänata või muuta. paneme ta sedasi ja siis meil läheb kogu see numbrikupatus siin läheb selliseks. nii, siis mis veel võiks teha? on üks koht pärast koma, mida ei ole tegelikult selle 5-kraadise täpsuse puhul absoluutselt vaja. jällegi topeltklõps selle telje juures, millele me tahame muuta. ja siis võtame number ja siin on komakohad. praegult meil on üks komakoht. võtame selle ära ja siis meil on kenasti, näeb palju ilusam välja. pealkirja võiks suuremaks teha kindlasti. paneme ta siin 16-ks. telgede pealkirjad. jällegi lihtsalt märgistame ära selle ja siis valime siit suurema fondi ja siis võib natukene siin venitada veel seda graafiku ala suuremaks. siis siin automaatselt, kui me vaatame selle graafiku enda kuju, siis esiteks on niisugune suhteliselt hall ja näotu taust ja siin on, ja see joon ise on väga peenike. ütleme, et tahaks mingit toredamat taustavärvi, siis teeme lihtsalt siin halli ala peal suvalises kohas topeltklõpsu ja siis me saamegi värvi valiku akna lahti. ja siit me võime siis näiteks klikkida sellise hele kollase peal. siis on näha, see värv läheb selliseks heledaks ja OK. ja siis meil ongi sihuke ilus hele kollane taust. ja kui me tahame selle joonega midagi teha, siis täpselt samuti teeme selle joone peal klõpsu, et see oleks ära märgistatud ja siis topeltklõps. ja nüüd me saame joone stiili näiteks valida, et kas me tahame pidevjoont või tahame punktiirjoont või mida iganes. OK, las ta olla pidevjoon. paneme värviks näiteks hele punase. paistab väga hästi silma. ja siis me võime siit siis joone teha ka jämedamaks. et saame siin näiteks sellise päris korraliku graafiku juba. nii. ja kui me nüüd tahame näiteks, ütleme, et me tahame teha täpselt samasugust graafikut maksimaalsete õhutemperatuuride kohta. et kas siis peaks kogu selle asja tegema samamoodi läbi või on mingi lihtsam võimalus olemas? kõige lihtsam, kui me tahame täpselt samat kujundust, kõik sama, ainult lihtsalt teised andmed panna, siis teeme sellest olemasolevast graafikust kõige täiega koopia. kõigepealt vajutame siin valge ala peale, et tekiks siis sellised tumedad ruudukesed, see näitab, et kogu graafik on märgistatud ja siis Ctrl ja C või siis ka võime teha parem klõps hiirega ja copy ja siis liigume siia allapoole ja siis parem klõps ja paste. ja nüüd meil on täpselt samasugune graafik olemas. ja siis me teeme sihukese triki, et enne kui me need vanad andmed siit ära kustutame, enne me märgistame selle lahtri, mida me tahame uuele graafikule panna siis nendeks arvandmeteks. ja siis samamoodi parem klõps copy. ja nüüd me lähme sellele uuele graafikule ja klõpsame siin suvalises kohas selles kollases graafiku alas niimoodi, et see piirkond on siis aktiivne, kus see graafiku joon on. ja siis me saame teha siis Ctrl V kasutades, et nagu näha, siin parem klõpsu all ei ole võimalik seda paste'i panna, aga kui me valime Ctrl klahvi, hoiame all ja vajutame V, siis meil tulevad need uued andmed tulevad siia sellise uue joonena. ja nüüd alles võib siis selle vana joone ära kustutada, et see graafik vahepeal tühjaks ei jääks, seda ta ei lase teha. kui meil on uus joon olemas, siis kustutame selle vana siin ära ja siis me ei peagi muud tegema, kui lihtsalt selle joone värvi ja stiili näiteks siin valima. ja kui me tahame,
siis me saame tegelikult ka siin graafiku tüüpi muuta. et ütleme, et me tahame nüüd teha lumeandmetest sellise üldjoontes sama kujundusega graafiku, siis me võtame jällegi, teeme sellest algsest graafikust koopia ja siis märgistame lumeandmed ära, copy ja nüüd siia alasse siis Ctrl+V-ga paste. ja siis meil tekib niisugune asi, et alguses meil ei tulnud nagu mitte midagi. okei, võtame selle joone maha ja siis meil praegu on probleem selles, et see skaala ei sobi, et lumeandmed, nagu me siin näeme, on meil siin numbritega 40, 50, 60, aga siin meil on skaala -15 kuni 5 hetkel, et ilmselgelt me peame skaala tegema ümber. et jällegi märgistame selle püsttelje, topeltklõps, scale ja nüüd, kuna lume paksus ei saa alla 0 olla, siis paneme miinimumiks 0, see tähendab, et kõige alumine graafiku horisontaaltelg on siis 0 väärtusega ja maksimumiks paneme näiteks 70 siia. ja nüüd, kuna me muutsime seda miinimumi, siis me peame ka seda kohta siis, kus see kuupäevadega telg ristub, peame muutma, et paneme, et ta oleks selle miinimumiga ikkagi alati võrdne. et paneme siis siin ka 0 ja siis vajutame OK. ja nüüd me näeme, et meil on see lumegraafik siin olemas. ja nüüd neid horisontaaljooni sai siin võib-olla natukene tihedalt, et siis me võime panna selleks major unitiks ehk siis selleks ühikuks, mille vahel need horisontaaljooned tõmmatakse, paneme näiteks 10. iga 10 sentimeetri tagant on horisontaaljoon, siis näeb asi parem välja. aga nüüd lumegraafikut me tahaks mitte joonena, vaid hoopiski tulpadena. siis ei ole jällegi midagi lihtsamat, kui märgistame selle joone ära, tekiks need sellised ruudukesed ja siis parem klõpsuga ja siit alt valime chart type ja olemegi siin, kus me saame valida. ja nüüd lihtsalt valime siit tulpdiagrammi, paneme OK ja ongi meil olemas lumikatte paksused siis päevade kaupa ja need on siis tulpdiagrammina. ja siis ei tohi unustada loomulikult, kui me kasutame copy paste'i mingist teisest graafikust, et siis siia püstteljele saaks ikkagi õige asi kirja. nii, ja see on siis selline lühikene ülevaade, kuidas Excelis graafikuid teha.